Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna vaatame avasaate teist ülesannet ehk räägime takistitest. Hakkame aga pihta. See ülesanne kontrollib noorte loogilist mõtlemist, aga samas ka teadmisi füüsikast ja matemaatikast. Veelgi enam kontrollib see ülesanne seda, kuidas võistlejad suudavad koolipingist võtta kaasa teadmised, neid lihtsustada ja rakendada ka päris maailmas. No tere Jaan, sa võtad asja nagu üsna rahulikult. Täida elektriahela tühjad kohad takistitega nii, et ahela kogutakistus oleks 75 oomi. Ja kui see läks õigesti, siis vajutades nuppu näed, kuidas rattur stardib. Võistlejad peavad skeemi lisama 6 takistit, kasutades loogikat ning teadmisi elektrist. Nii, väga suur ja keeruline ülesanne. Vaatame joonise peal ilusti üle, et mis siis täpselt tegema peab. Selles ülesandes on siis vaja nendesse kuute pesasse panna siis vastavalt 6 takistit. Siin on meil R1, R2, R3, R4, R5 ja R6. Need takistid on need samad takistid, mis siit alt nurgast siin paistavad. Ma saan paar rikku siit kaasa haarata. Meil on 0 oomi, 25 oomi, 50 oomi, 75 oomi, 100 oomi ja 150 oomi. Nüüd iga takistit, iga väärtusega takistit on meil 2 tükki. Ehk kokku meil on valida 12 takisti seast ja me peame välja valima 6 takistit, mille me skeemi paigutame. Skeem on meil siis koosneb jada- ja rööpühendustest. Ehk siis R1 ja R2, need siin on omavahel rööpühenduses, täpselt samamoodi R3, R4 ja R5, R6. Ja omakorda need 3 ahelat on ühendatud jadamisi kokku. Ehk siis meil on, siin on jadaühendus, ehk siis me võtame selle esimese pundi, liidame ta teisele ja sellise liidame siia 3. juurde. Ja kogu selle skeemi takistuseks peab tulema lõpuks 75 oomi. Esialgu tundub väga keeruline, aga täpselt nii nagu võistlejad katsume ka meie sellest ennast läbi pusida ning leida lihtsama lahenduse. Jadamisi ma tean, et need takistused liituvad kokku ja rööbiti neid pannes, siis takistused nagu pöördväärtused vist liituvad kokku, kui ma ei eksi. Jan-Kristjan on selles osas õigel teel, et jadamisi tõepoolest takistused liituvad kokku. Saame oma skeemile ka märkida siin selle ära. Eks meil on siin need 3 sellist ristkülikut üleval. Siin on päriselt siis selle laua peal ekraanid, mis näitavad väärtust vastavalt siis selle rööpahela takistust siin. Ehk siis see ekraan siin ja see 3. ekraan siin ka. Nende summa, eks me saame see plussmärgid vahele kirjutada, nende summa peab olema võrdne 75 oomiga. Sest nii nagu Jan-Kristjan ütles, siis jadaühenduses takistused liituvad ja meil ongi siin 3 rööpahelat omavahel jadaühenduses. See 75 oomi tekib siis õige vastuse korral ka siia ülemisse ekraani. Kuidas aga sinna jõuda? Kõigepealt tuleb läbi närida ennast nendest rööpühendustest. Elektriahelad on kas rööp- või jadaühenduses. Rööpühenduse puhul on ahela takistus võrdne takistuste pöördväärtuste summa pöördväärtusega. Nii, kas kõik panid tähele? Takistuste pöördväärtuste summa pöördväärtusega. See kõlab väga keeruliselt, aga sellest on tal suhteliselt lihtne kuju, mille me saame kirja panna. Paneme siia kirja ka selle jadaühenduse valemi. Paneme siia ülesse. Jadaühenduses oli meil R võrdub R1 pluss R2. Kui meil on jadas rohkem kui 2 takistit, siis me saame siia panna veel R3, R4, R5, R6, R7, R8 ja nad kõik lihtsalt liituvad. Nüüd rööpühenduse korral on see valem seesugune. 1 jagatud R-iga võrdub 1 jagatud R1 pluss 1 jagatud R2. Näeme, et kõikidest takistustest on selles valemis võetud pöördväärtus. Ja kuigi teda on sellisel kujul suhteliselt lihtne meelde jätta, siis peagi näeme, et kui teda natukene veel torgime, siis on tal ka üpris huvitavaid omadusi, mida saame selles ülesandes ära kasutada. Jadaühenduse puhul takistused lihtsalt liituvad. Tundub, et see proovimistaktika on hetkel kergem kui peast arvutada. Nii et ma hakkan lihtsalt järjest vaatama, mis need väärtused siin tulevad. Ma teen paar proovi ja saan enam-vähem mingid arvud kätte. Ma võib-olla peaks neid nullisid kasutama hästi palju lihtsamalt tegema. Väga õige, Jan-Kristjan. Siin ülesandes saab proovida päris palju.
Aga selleks, et sellest proovimisest ka kasu oleks, tuleb läheneda süstemaatiliselt. See tähendab seda, et kui lihtsalt juhuslikult proovida kõiki takisteid igasse pessa, siis on tulemuseni väga raske jõuda. Kui aga alustada näiteks sellest, et hakkame alt üles minema väärtustes ning proovime alguses samasuguseid, siis erinevaid, siis on palju lihtsam jõuda mingisuguse tulemuseni ning samamoodi ennast kontrollida, missugused kombinatsioonid on läbi proovitud ja mis mitte. Ning see on väga hästi toimiv lahendus ka selle ülesande puhul. 250 annavad mulle 25. Kui rööpühenduses on 2 võrdset takistit, siis ahela kogutakistus on pool ühe takisti takistusest. Vaatame nüüd seda täpsemalt, mis Mart ütles, et kui meil on takistused ühesuured, meie puhul tähendaks see seda, et R1 ja R2 on sama suured, mis tähendab, et me saame teha ilusti asenduse selles valemis, just kui meil oleks 1 jagatud R1 pluss 1 jagatud R1. Need on 2 täpselt sama asja, nii et me saame nad lihtsalt kokku liita. Saame tuua nad siia ühisele nimetajale ning üleval teha 1 pluss 1 ja saamegi, et see on 2 jagatud R1. Ning kui vaatame, kust me selle võrrandiga alustasime, siis saame aru, et see kõik on võrdne 1 jagatud R-iga. Meie tahame aga teada saada, mis on R, mitte 1 jagatud R-iga. Ja selle jaoks peamegi võtma mõlemast võrrandi poolest pöördväärtuse ning saame, et R on võrdne R1 jagatud 2-ga. Ja nüüd ükskõik mis takist me võtame, olgu selleks näiteks R1 100 oomi, siis kui kasutame 2 takistit, mis mõlemad on 100 oomised, siis sellest valemist siin tulenebki, et R on võrdne 100 oomi jagatud 2-ga ehk 50 oomi, mis on täpselt see, mida Mart ütles ja täpselt see, milleni ka Jaan-Kristjan ise katsetades jõudis. Mulle 75 saada. Esimesed teaduslaborindi läbijad satuvad elektriskeemist ikka päris segadusse. Pole harjunud sihukest elektriteemalist ülesandest. Ära mõtle, et see on elekter, mõtle, et see on loogika. Ära mõtle, et see on elekter, mõtle, et see on loogika. Muidu oleks see võib-olla väga keeruline ülesanne, aga kuna meil on iga rööpahela kohal ka need ekraanid, mis näitavad vahetulemust, siis tõepoolest saab sellele läheneda loogikaga. Kui sa ei tea seda seaduspärasust, kuidas see number sinna tekib, siis proovides erinevaid kombinatsioone, saad sa selle seaduspärasuse enda jaoks välja mõelda. Nende summa olemuses 75, nende kaheste paaride nii-öelda, kui need on siin jadaühenduses kokku. Selles ülesandes pole vaid üks õige lahendus, vaid mitu erinevat kombinatsiooni, kuidas 75 oomine takistus kokku saada. Palju õnne, jooks edasi. Tõepoolest, lahendusi on selle ülesandel mitmeid. Piilume nüüd mõnda lihtsamat lahendust ja vaatame, kuidas selleni jõuda. Nimelt oleme me juba saanud teada, et kui sa paned 2 ühe suurt takistit ahelasse, siis selle rööpahela takistus on poole väiksem. Nii et kui me alustame siit, näiteks 25 oomiste takistitega, paneme siia 25 ja siia 25, siis teame, et siia ülesse tuleb poole väiksem summa, ehk siis 12,5 oomi. Järgmisesse võtame aga järgmise suurusega takistid, paneme siia 50 oomised takistid ning teame, et järelikult selle rööppahela takistus on kokku 25 oomi. Paneme järgmisesse siis suuruselt järgmised, näiteks 75 oomised ning saame siia ülesse pool 75 ehk 37,5 oomi. Kui nüüd need 3 tulemust omavahel kokku liidame, siis saamegi õigeks vastuseks siia ülesse 75 oomi. Üks lihtne võimalus ülesannet lahendada on kasutada 0 oomiseid takisteid, mis töötavad nagu tavalised juhtmed. Ja kui meil on rööpühenduses paralleelselt tavaline juhe ja takisti, siis loomulikult läheb kogu elektrivool läbi selle juhtme, kus tal on kergem minna ja kogu takistus ongi 0. Just nii, see on üks järjekordne nuputamise koht, et mida see 0 oomine takisti üldse tähendab. See tähendab seda, et see takisti ei takista üldse elektrivoolu. Ja kui elektril on valida 2 tee vahel, näiteks selle ja selle, siis valib ta loomulikult selle tee, kus teda vähem takistatakse ning nii lähebki kogu elekter läbi 0 oomise takisti,
mitte läbi 100 oomise takisti, kui me need 2 omavahel rööbiti ahelasse paneksime. Rööpühenduse korral siis, kui seal on 1 nulline sees, siis kogu rööpühendus on 0. Paneme 25 sisse ja kui me paneme 250-st, siis rööpühendusse 2-na, siis selle osa kogu takistus on 75 ja siis peaks kogu ahela takistus tulema 75. Parim tulemus. No ausalt, kõige süsteemsem lahendus, mida me täna näinud oleme. Väga ilus ja süsteemne lahendus oli see tõepoolest ja see on ka põhjus, miks me andsime võistlejatele 0-oomised takistid. See lubab võistlejatel märgata kiirelt 150 oomiste takistite olemasolu ning kui sa tead, et 250 oomist takistit omavahel rööbiti, annavad kokku 75 oomi, siis piisab vaid sellest, et ülejäänud 2 rööpahelat 0-oomiste takistitega nii-öelda ära lühistada ning õige vastus ongi kiirelt käes. Olen takistitega varem kokku puutunud elektroonikas, mehhatroonikas, kus olen teinud roboteid. Panen ühtedesse 100, siis ma saan 50 siia kokku. Ja see peaks olema vastus. Armin, see ei olnud mitte ainult perfektne teaduslikus mõttes, vaid ka sümmeetriliselt kaunis. Just nii, sümmeetriliselt kaunilt ongi seda ülesannet tihtipeale kõige lihtsam lahendada, aga olemegi jõudnud selle ülesande lõppu. Võta kodus see sama joonis endale ette ning proovi leida teisigi lahendusi ning kirjuta siia alla kommentaaridesse, mitu erinevat uut lahendust suudad sina välja mõelda.